Nii, tervist, mina olen Siim ja meie oleme Spartas täna. Mida? Sorry, kõvemini. Teeme uuesti. Okei. Nii, tervist, minu nimi on Siim ja mina olen Spartas jõusaali treeningute juht ja ka personaaltreener. Täna oleme ilmselgelt Sparta jõusaalis ja kell on saanud 6. Ja mida me nüüd teeme on see, et teeme läbi jõusaali sellise väikse tuuri ja vaatame, millised inimesed siin on ja mida nad harrastavad, millised alad siin on ja kuidas see kõik näeb välja ühes Eesti suurimas jõusaalis kell 6. Nii, ja nüüd oleme üles leidnud Sparta jõusaali hinge peatreeneri Argo Aderi. Ja Argo, räägi natukene, sina oled kindlasti siin aastate jooksul seda jõusaali ABC-d ka hästi palju läbi viinud. Et mida jõusaali ABC tund endast nagu kujutab ja kes sinna nagu oodatud siis on? Tegelikult, kui me praegu vaatame, mis sigin-sagi siin käib, kui nüüd üks pereema või selline algaja tuleb siia, tegelikult ehmatab ära, ta vaatab siin ringi, see ei ole tema koht, et ta pigem läheb rühmatreeningusse, et seal on kindel, et teeme massi järgi, aga tegelikult ei tohiks karta. Just sellepärast ongi see, oleme kutsunud ellu jõusaali selline algajatele ABC, ehk siis me tutvustame neile, näitame saali, mis meil siin üldse on, 2000 ruutu, siin on nii palju, et see on tõesti selline nii suur hulk erinevaid harjutusi, erinevaid pinke, et inimene ei oska orienteeruda. Me anname neile sellise esialgse suunise, et kus mida asub, kuidas mida teha. Me õpetame neile algajatele just seda, et kuidas valida pinke, kuidas õigesti sooritada, sest neid pinke on niivõrd palju, inimene ei oska seal pingi peal mitte midagi teha. Ja siin tulemegi meie appi neile inimestele, et me julgustame just neid, et ärge kartke seda jõusaali. Tulge, proovime koos, me õpetame teile, näitame, kuidas, kust mida asub, milliseid pinke valida. Sõltub nii inimese vanusest, kehakaalust, on ju. Me oskame juhendada neid just õigesse kohta, et tekiks see esimene julgus. Ja kui see on juba tekkinud, siis on tegelikult olemas ka jõusaali ABC, on edasi jõudnutele. Et kui see esmane selline informatsioon omandatud, siis me tegelikult olemas hästi suur vabaraskuste ala. Seal on see, kus kettad tuleb peale panna, jällegi see, et inimene läheb sinna, ta vaatab, kuhu kettad, mis kettad, ta ei oska midagi teha. Et jällegi edasi jõudnutust läheme edasi ja paneme nad, näitame seal erinevad informatsioonid põhjal, mis harjutusi seal teha, kuidas üles ehitada, tutvustame neile erinevaid pingid, erinevad treenasööride, et just aru saada, kuidas seal orienteeruda, mis harjutusi teha, mis pink millegi jaoks on. Võib-olla tutvustame neid pinke, sest pingi peal on mingit informatsiooni, et esialgne, et sa vaatad seda, sa näed, mida sa pead seal tegema, et sa aru saada, mille jaoks see pink tegelikult nagu on. Jutt on kõik seal ingliskeelne, et nii palju ikka inimesed oskavad ingliskeelt aru saada, kas see on chest press või on ta mingi muu jalaga seotud harjutused. Nii et me kutsume kõiki inimesi, nii algajaid, edasi jõudnud, tulge, meil on olemas professionaalsed treenerid. Mina olen kogu aeg majas, Siim tegeleb selle samamoodi, nii et me julgustame teid just tulema, et aru saada, kus te olete, miks te siin olete ja meie anname selle informatsiooni, kuidas ennast vormi viia. Nii lihtne see ongi, tulge kohale. See mees andis praegu nii põhjaliku ülevaate, et mul ei ole mitte midagi rohkem küsida. Nii, ja nüüd me oleme otsapidi jõudnud meie jõutõstmise alale, kus toimuvad siis jõutõstmise treeningud ja kõige targem mees sellest rääkima on siis Tõnis Holmberg, meie jõutõstmise treener. Et Tõnis, räägi, et mis vahe on tõstmisel ja jõutõstmisel? Jõutõstmisel on 3 tõstet, tõstmisel on 2 tõstet, selleks põhiline vahe. Jõutõstmisel teed küki, rinnast surumise, jõutõmbe. Tavalise tõstmisel siis võtad kangi rinnale, tõukad üles, teine ala on rebimine, et see olekski põhiline vahe. Et üks on vähem tehniline, teine on palju tehnilisem, see jõutõstmine on vähem tehniline. Et sellega võiks ka siis arvestada seda, et on nagu palju kättesaadavam kõigile, palju lihtsamini tehtav, et võiks lausa nimetada rahvaspordiks. Aga kui me nüüd vaatame seda jõutõstmise ala siin, eks ole, siis minule ta küll vähemalt meeldib, et kuidas sina ise loomustaksid seda jõutõstmise ala, et millised võimalused siin on ja mis on just nagu selle koha tugevused siin ja nii edasi? No
kõik see siin ongi tugevus, mujal ei ole lihtsalt selliseid tingimusi Eestis, et kui sa tahad jõutõstmist teha, siis parim koht, kus seda teha, et oled sa algaja, oled sa tipptasemel, mis iganes maailma tasemel siin, et parimaid variante, nagu paremat varianti Eestis ei ole, et see on jah, koht, kus jõutõstmist teha, kindla peale. Paljud võib-olla alguses mõtlevad selle ühelt poolt tõstmise peale, teiselt poolt nagu jõu tõstmise peale ja mis on sinu kogemus, kas inimesed nagu pelgavad ka seda ala, et võib-olla nad võiksid seda teha, aga nad mõtlevad, et siin on lihtsalt suurte raskuste nagu tõstmine, et äkki nad teevad endale liiga või midagi sellist, et milline sinu nagu kogemus nagu inimestega on, kas seda ala nagu peljatakse ka või mitte? Alguses pigem peljatakse, aga selles mõttes ongi, korra käib kang turjal ära, kang käib käes korra ära ja tegelikult nähakse, et tegelikult ei ole hullu midagi, et siin on võib-olla mingi sihuke võib-olla veidi vale pilt ka silme, et maalitud sellest, et mõeldakse, et jõutõstja, et mingid suure paksud higised haisvad mehed siin koos, aga tegelikult ei ole, et tegelikult siin on nii naisi, mehi täiesti, on suuremaid kasvuinimesi, väiksemaid kasvuinimesi, et tegelikult absoluutselt kartma ei pea, et ja selles mõttes ka seda ei pea kartma, et võtab kangi turjale ja nüüd teeb küki ära ja juhuslikult läheb kohe puruks, et tegelikult ei lähe, et me ei ole klaasist. Kui nüüd keegi nagu vaatab ja mõtleb, et okei, et ma tahaks seda nagu proovida seda jõutõstmist, siis kust ta nagu alustada võiks, mida ta tegema peab, et tulla näiteks siia treenima? No selles mõttes, et algus on juba tehtud, kui oled niisama juba kunagi kükki teinud kangturjal, rinnad surumist oled teinud, algus on juba tehtud, jõutõmmet on proovinud, tegelikult on juba algus tehtud, sest et need harjutused, mida vahet pole, et kas sa oled niisama jõusaali külastaja või niisama treenija, et sa igal juhul teed neid ja sellegipoolest, et siis on juba lihtsam edasi minna, et enam-vähem tead, mida oodata. Siia tuled, siin on kõik variandid olemas, paned kangi paika ja võtta kangi turjale ja hakkad tegema. Ja tegelikult on ju sinu juurde ka võimalik trenni tulla. Absoluutselt. Ja nüüd me oleme jõudnud tõstealale, kus toimuvad tõstetreeningud ja minuga koos on kuulus Mart Seim, kes on meie värske ka tõstetreener ning viib neid tõstetreeninguid läbi. Et Mardi käest ma kohe küsiksin, et ole ütled, et milline see tõstetreening oma ülesehituselt välja näeb? Selline algajate tõstetreening, et eks me teeme siin kõike, et rebime, tõukame, abiharjutused, mõned jõuharjutused, et põhiline ongi, et kes tahab lihtsalt tehnikat lihvida, kes tahab tõstmist tundma õppida, et kõik on oodatud. Paljud inimesed, kui tavaliselt tõstmist nagu vaatavad, siis see võib tunduda nendeks hästi keeruline ja hästi nõudlik kehale. Et kas on mingisugune selline ettevalmistus ka vajalik, et siia trenni tulla või võib igaüks metsast tulla ja hakata pihta? Ei, mingit tervist ettevalmistust ei ole vaja, et igasuguse vormiga nii algajad, keda see jõudnud, et kõik võib tulla, jah. Hästi, aga räägi veel sellist asja ka, et kindlasti palju see huvitab, et kui kaua läheb aega, et üldse nagu asja saada, et üldse tõstmise moodi see asi hakkaks välja nägema, et on sul selles osas nagu kogemust ka? Eks sa ise tead, mis sa oled nüüd 5 kuud käinud, et enam-vähem nüüd hakkad nagu midagi aru saama. Et siin esimese paari trenniga kindlasti on väga raske millestki aru saada, aga kes paar kuud käib, see kindlasti saab enam-vähem asja selgeks. Ja kes on nagu oodatud siia trenni? Kes võiks siia eelkõige nagu tulla? Kõik, kes tahavad tõstmist õppida, vähe intensiivsemat treeningut saada kangiga, et kõik on oodatud. Noh, ärge võimalust maha magage siis, et on huvitav, tean omast nahast. Okei, me oleme jõudnud Sparta jõusaalis boksinurka ja nüüd teeme juttu meie 2 agara boksitreeneriga, kelleks on siis Mikk ja Arman. Mikk, sina viid läbi Sparta boksitreeninguid, ehk siis räägi paari sõnaga, et mida see trenn endast kujutab, et millise ülesehitus on ja kes nagu sinna oodatud on? Varem ma nagu ütlesin, et oodatud on kõik, aga praegu on see, et kuna meil käib siuke nimeline baaskursus, siis ma ütlesin, et pigem kõik on oodatud sinna, algajad just. Et kui sa tunned, et sa väga midagi ei oska, üldse midagi ei oska, siis kõige parem oleks alustada võib-olla seal nullist, aga tegelikult kõik, kes vähegi tunnevad huvi, tahavad proovida, mõtlevad, kaaluvad, siis kui visake pilk peale ja midagi hirmsat seal ei ole seal. Aga mida sealt trennist nagu oodata? On see ülesehitus nagu raske, teed sa seal palju boksi, taod sa seal kotti, teed sa seal mingisuguseid lihasharjutusi ka, et on ta nagu selline väga intensiivne või selline, kuidas sa kirjeldaksid seda? Ma tahaks öelda, et ta on nagu siuke võib-olla
fitboksi ja klassikalise boksi kuldne kesktee, et ta nagu ei ole päris selline, et me oleme nüüd tund aega peegli ees ja teeme ainult kuiva tehnikat nii-öelda siis, vaid ta on ikkagi väga füüsiline ka, et me teeme niisugust nii-öelda palju järjest tööd, palju kotitööd, palju nii-öelda jõuharjutusi vahele, aga kindlasti on ta ka nagu väga tehniline, et päris fitboksiga ei võrdleks. Okei, aga Armand, sina nüüd viid läbi boksi baaskursust, eks ole, et kas sinu tunnis on siis niimoodi, et ainult peegli ees elatakse ja vaadatakse ennast, nagu Mikk ütles, või on seal midagi veel, et mida see boksi baaskursus endast huvitab? No see peegli ees löömine, see on meil esimene kuu, eks ju, et ma ütlen niimoodi, et mina treeneril on, et nagu ma olen küllaltki range tehnika osas, et mina tahan, et õpilased saaks kõigepealt tehnika selgeks ja siis me liigume edasi koti peale, paaristöö peale, sparingute peale, sest tehnikat on vaadata sellepärast, et vältida vigastusi lihtsalt. No ja ma ei taha ka seda päris, et seal tüübid omavahel sparivad, tulevad siniste silmade ja viriste ninadega nagu koju, eks ju. Ma tahan rohkem seda, et nad õpiksid lööma, õpiksid ennast kaitsma, et nad tunneksid ennast enesekindlalt, eks ju. Ja kõik see toimub meil baaskursuse 2. ja 3. kuul, aga esimene kuu on jah siuke peegli eest tehnika õppimine. Et siis ühesõnaga, kui inimene tunneb selle nagu boksi vastu huvi või miks mitte ka nagu enesekaitse vastu vist, eks ole, või enesekindluse tõstmiseks ja ta on mõelnud, et ma tahaks proovida, eks ole, aga ma ei oska mitte midagi, siis ma saan aru, et selline inimene võib julgelt sellele kursusele tulla, et see ei vaja mingisugust sellist eelnevat kogemust ega mingisugust sellist tehnilisi oskusi eriti, et sellised hirmud nagu ei ole õigustatud, ma saan aru. Jaa, siuksed hirmud ei ole absoluutselt õigustatud ja hirmudest rääkides üks hirm on ka siuke, et osad inimesed mõtlevad, et ma olen äkki liiga vana boksiks. No minu juures käivad seal 16–50 käivad igast inimesed, kellel paljudel puudub eelnev kogemus. Ja ma ütlen ausalt, et kõik on oodatud, tulge kohale, eks ju, ja ma õpetan teid lööma ja ma õpetan teid samamoodi, kuidas mõelda ka, sest et boksis on siuke asi, et lüüa oskab igaüks, aga mõelda ei oska igaüks. Aga kui inimene nüüd tuleb enda täiesti null, eks ole, siis mida sa ütleksid, milline on selle inimese nagu oskus või see tase selle 3-kuulise kursuse lõppedes? Selle 3 kuu lõpuks olen madal andnud alla hea põhja ja selle põhja peale ta saab juba ise üles võtta omaenda boksistiili. Et täpselt nagu majade ehituses on täpselt samamoodi, et vundament on kõigil ühesugune, aga sinna peale tuleb midagi tõstet. Et selle 3 kuu jooksul on kõigil põhi all ja boksi A-joo selge ja sinna peale nad ehitavad juba oma stiili peale. Huvitav koht ongi just täpselt enne siin, kui te tulite, siis me rääkisime Armanniga eilsest kursuspäevast ja siis seal oli täpselt samamoodi, nagu sa enne mainisid, üks vanem mees rahvas. Küsin Armanni käest, et mis põhidel all on, et kus klubis ta varem käis või mis ta teinud on. Armann ütles mulle, ta alustas nullist, et mis nüüd on nüüdseks on 6 aega käinud see asi. Ja mina vaatasin, et see mees on juba varem kuskil teinud, ehk siis nagu kuidagi üllatavalt kiiresti minu jaoks kõrvaltvaatajana nagu tõusis seda tase. Jah, et ma ütlen seda, et päris paljud, kes minu trennis käivad, nad on palju paremal tasemel kui mina olin, kui ma alustasin boksimist. No vot, tasub tulla. Nii, ja nüüd oleme otsapidi jõudnud siis funktsionaaltreeningu puuri, kus siis me saame läbida erinevaid treeninguid, eelkõige küketreeninguid ja meil ongi nüüd hea võimalus siis küsida Reigo käest, kes teeb meil küketreeninguid samamoodi, et mida see endast kujutab. Seega Reigo nagu räägi, et kui inimene loeb, et meil on nii-öelda küketrennid siin, eks ole, siis mida ta võiks nagu arvata, et kuhu ta satub või kuhu ta tuleb, mida ta sellest treeningust võiks oodata? Üke ehk siis üldkehaline ettevalmistus on trenn, kus me treenime kogu selle nii-öelda kaadervärgiga, mis meie ümber on, sangrupid, see funktsionaalala, kettad, raskuskotid, kangid, kõik jutud. Et mida inimene võib oodata sellest trennist on see, et me kindlasti arendame jõudu, arendame lihas vastupidavust ja ma arvan, et karta ei ole selles suhtes siin trennis kindlasti midagi, et kõik harjutused, mis me teeme, klient saab vastavalt enda võimekusele siis harjutuse raskusastet nii-öelda muuta.
aga räägi, kes nagu siia trenni oodatud on, et võib-olla mõned inimesed võivad mõelda, et mis ma ikka siia tulen, et oma keharaskusega ma naljalt asju teha ei jaksa ja nii edasi. Et kas sellised hirmud nagu on põhjendatud või kes eelkõige siia trenni nagu oodatud on? Siia trenni tegelikult on oodatud absoluutselt kõik inimesed, et kas sa oled esimest korda trennis või tegeled sa mõne muu spordialaga, et see trenn sobib kõikidele. Nagu ma ennegi ütlesin, et raskusastet saame vastavalt kliendi vajadusele muuta ja põhjust ei ole karta. Tuled sa esimest korda või oled sa juba aastaid trenni teinud, et see sobib kõigile. Nii, ja nüüd me oleme otsapidi jõudnud siia jõusaali trenasööride alale ja minuga koos on siis Indrek Otsus, kes koos minuga viib läbi siis Sparta jõusaalis ka noorte treeninguid. Et Indrek, ole ja räägi, et milline see noorte treening nagu välja näeb, kui nad tulevad sinu juurde? No ma ütlen niimoodi, et mul on praegu 20 poissi ja tüdrukut, kes on nüüd mul nimekirjas. Kui nad tulevad, siis ma räägin nendega juttu. Me võtame mõõdud, võtame kõik selle taustainfo nende kohta. Ma panen need asjad kirja, nii et selles mõttes see ei ole lihtsalt niimoodi, et tule, sa tuled, ma näitan sulle mingi paberi kätte ja teeme trenni. Et mulle jääb nagu sellest asjast mingisugune selline andmed selle inimese kohta ja mida ma alati rõhutan noortele on see, et nad peaksid ka ise oma treeningutest pidama sellist mingisugust, kas siis telefonis või kuidas keegi kirjutab midagi üles. Et selles mõttes on nagu asi kontrolli. Ja ütleme nii, et ei ole midagi toredamat kui noori treenida, sest sa praktiliselt kogu aeg näed mingit arengut, eks ole. See on vahva. Võib ka teistpidi küsida, et aga kas noori treenida on suur kunst, ega ma ütlen ausalt, ega suurt kunsti pole, kunst on võib-olla rohkem treenida mingid tipptegijad ja aidata üles teda, aga ma ütlen, et see on just see rõõm, et noortega tegelda, see on väga vahva. Aga kas omaette kunst ei ole kuidagi noorele nagu see mõistlik nagu selline trenni suhtumine selgeks teha, et kindlasti on ka ju murekohtas, et noor on võib-olla kärsitu või ei taha üldse kuulata, eks ole? Absoluutselt. See niisugune väikene ajupesu kuulub sinna juurde alati, et need niisugused treeningu, ma ei saa asja keeruliseks ajada, aga niisugused põhilised treeningu baaskarakteristikud tuleb nagu inimesele ära rääkida, mis on mis. Et see on väga oluline ja samamoodi puudutab see väga sageli puudutab toitumise poolt ka, et sa pead nagu mingid ABC-d talle ära selgeks tegema. Sest tänapäeval ei ole nagu infopuudus, aga tänapäeval on selle solk-info uputus. Aga kui nüüd mõni noor tahab tulla siia trenni tegema, sest see diil on suhteliselt hea, noored saavad ikkagi väga hea sootsa hinnaga siin käia ja treenerid tõesti nendega tegelevad, et kui noorel nüüd on huvi, mida ta peab tegema, kuhu ta peab tulema ja mis kell ta peab kuskile siis kohale ilmuma? Minu meelest on tema jaoks tehtud asi lihtsaks, et tule esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, 3-6 siia ja siis istume maha ja vaatame. Just. Nii on. Nii, ja nüüd mööda minnes õnnestus meil kätte saada selline mees nagu Ott Kivikas, kes samamoodi siin on juba üle aastakümne vist trenni teinud ja trenne juhendanud. Aga kuna tegemist on sellise autoriteetse figuuriga jõusaali maailmas, siis pigem Ott, ma sinu käest küsiksingi, et kuidas sa iseloomustaksid Sparta saali ja kuidas see teistest saalidest eristub, et mida siin kõike on võimalik teha? Siin tervitus ka minu poolt ja siin on 2 asja. Esiteks on siin väga hea tööõhkkond. See loob juba sellise tõsiselt treenijale väga hea meeleolu ja ma usun, et see on ka nakkav siis tavaharjutajale, kes siia tuleb ja kes võib-olla paljusid inimesi, kes siin täna üldse harjutavad, on näinud võib-olla ainult telerekraanidelt või kuskilt videoekraanidelt. Ja teine pool, siin on vaieldamatult, ma julgen öelda tänases seisus küll Eesti parim varustus. Kui siin saab ära teha professionaal, siis jätke meelde, et tava inimene saab siin ammugi trenni teha. 2 väga head kooslust.
pigem vist ongi nagu see, et inimesed tihtipeale mõtlevad, et mis ma sinna lähen, seal on nii tugevad ja nii ilusad ja nii treenitud, eks ole, profid, et ma ei taha nende seas olla. Aga tegelikult võiks selle asja nagu vastupidi keerata, et ma just tahan nende profide keskel olla, sealt mammutan ise seda motivatsiooni endale. Kuidas sul näiteks on olnud, et kui sa motivatsioonist nagu räägid inimestele, et vastab see tõele? Jaa, meil võib-olla inimene kipub tihti arvama, et ta peab suutma samastuda selle tipptegijaga. Vastupidi, see on natuke sama, et kas haiglasse lähevad haiged inimesed. No ei lähe. Lähevad ikka, või nii-öelda terved inimesed lähevad haiged, eks ole. Sama on ka siia, et kui inimene tuleb siia, keegi ei eelda, et tema treenitus on sama inimesel, kes on 30 aastat treeni teinud. Et igaüks toimetab siin oma võimetele ja pigem on see, et mina näen ka, et kõrval keegi teeb midagi valesti, ma lähen kenasti sekkun, aitan ja ütlen ja pigem inimene võiks saada siit nagu seda abi selle profilt, kelle silma arvab kohe, et kuule, see vend siin toimetab valesti või seda asja võib teha teistmoodi, nii et pigem siin on seda abivalmidust, ma arvan, on rohkem kui võib-olla ühes keskmises saalis. Mees on rääkinud, võtke õppust.